Tere! Tere! Tutvusta ennast, räägi, kes sa oled ja... Ma olen Kris Klapp, tulen Koerust, Järvamaalt. Ja mida sa Tallinna Ehituskoolis õpid? Ehitusümislust, tase 4 ja ongi nii. Kirjelda, mis see eriala endast kujutab, et kui inimene kuuleb, kes sellest mitte midagi ei tea, siis... No tiimistlus, maalimine, värvimine, teipimine, lihvimine, vahteldamine, kõike. Põhimõtteliselt kõik, mis teeb kodu seespoolt ilusaks. Jah. Väljaspoolt teete ka teie või? Oleneb. Oleneb, mida vaja teha, on jah? Jah. Ja miks sa just Tallinna Ehituskooli otsustasid õppima tulla? Mugav asukoht. Olen kuulnud, et toredad õpetajad ja ongi. Kuulsid, jah? Kuulsin. Aha, kelle käest sa kuulsid sellist asja? Ühe käest. Kas õde on ka siin õppinud või on tema kuskilt kuulnud? Ei, aga ta sõbrad on siin õppinud. Ja soovitasid, jah? Jah. Väga tore. Ja räägi mulle ka, mis sulle kõige rohkem sinu õpitava eriala juures meeldib? Ma saan vabalt asju teha. Näiteks maalida saan vabalt, praegu teen ka õpetajate kabinetis. Siis, mis veel? Saan värvida, oma aega saan vabalt nagu valida. Nagu otseselt midagi ajakava järgi ma ei tee. Et sa saad olla loominguline, saad oma loovust kasutada. Ja seda on nagu päris tihti või antakse ikkagi teile mingisugused kindlad asjad kätte, mida te kindlasti peate tegema? Või saate ikkagi rohkem oma loovust kasutada pidevalt? Ei oleneb. Selles suhtes, et kui meil on nagu siuke töö, ehk siis hinde peale teeme midagi, siis tuleb kindlasti nagu antakse meile paberi peale asi ette. Aga muidu nagu meil on vaba kava. Okei. Aga on sul ka mingeid saavutusi, millest sa tahad rääkida? Saavutusi. Jaa, nimelt ma olen täitsa kursis, et sa teed siin selle aasta alguses osalesid Kelluskillsil, mis on meie Tallinna Ehituskooli kutsemeistrivõistlused. Jaa. No seal sa vist saavutasid mingisuguse väga hea koha või? Teise koha saavutasid. No näed, mis siis siin hindajatele silma jäi, et sa sellise hea koha peale tulid? No peamiselt see, et nagu ma ei ole seda asja nagu eluses teinud, aga ma sain ikkagi hakkama sellega. Ja mis sa tegid? Mis su tööülesanne oli? Tapeetimine mustriga, siis värvimine niimoodi, et nagu need mõõtmed ei olnud antud, aga pead ise need välja arutama. Ja et töö oleks puhas, seda ka. Ja sa oled alles teise kursuse õpilane, on ju? Aasta veel? Ja nüüd sa lähed välispraktikale? Ja, Portugali. Et ma saan aru, et siin koolis on see ka väga hea, et sul on võimalus oma välispraktikat teha ka välismaal, kui sul on hinded korras ja sa oled ise eeskujulik õpilane. Ja praegu on nüüd teine kord siis Portugali ja järgmine aasta saaksime tõenäoliselt veel 2 korda minna. No väga super ju. Ja soovitad seda kõigile? Nii et tulge õppima ja hoidke hinded korras. Aga räägi siis, et mis sulle siis selle kooli valiku juures siis kõige enam meeldib, et sa juba mainisid, et õpetajad on head, välispraktikat saab teha. Ma saan aru, et eriala ikkagi on väga hea, et sa tegid õige otsuse. Ikka. Mulle meeldib see vaba kava siin just peamiselt. Et nagu, kui midagi ei jõua teha, siis õpetajad tulevad ikka sulle vastu ja on nagu on. Ja kool ise? Kool ise. On ka meeldiv atmosfäär või? Et see on ka kõik tore ja siis on hea. Ja ühesõnaga järgmine küsimus ongi, et kas sa oled oma otsusega rahul, põhjenda? Kuigi tundub, et sa vist juba põhjendasid ja näitasid oma rahulolu välja. Ei, muidugi olen rahul. Nagu väga, esiteks asukohta minu jaoks väga hea. See on väga hea, et nagu kool maksab siis sõidurahad kinni. Kui sa oled väljaspool Tallinnat, on ju? Olen nagu ikkagist nagu maad. Et jah, see on väga hea. Siis on, mis veel? Toitlustus on väga hea. Siin on siis söögitoetus meil mingi 1,90. See on väga hea. Et saad suppi ja piruka kätte ja kui tahad rohkem, siis maksad lihtsalt ise juurde, on ju? Vähemalt nälga ei jää. Jah, et nagu finantsiline toetus on siin koolis väga hea. Ja, stipendiumi saad, on ju, kui oled hea õpilane jällegi ja viitsid nagu ikkagi teha seda, milleks sa siia kooli tulid. Jah, siis see on väga hea, et kui ma selle kooli lõpetan, siis ma saan minna Tallinna kõrgkooli edasi. See on mulle mikka siis. Tallinna Tehnika kõrgkool. Jah, tehnika. Aga
põhimõtteliselt eelmistest küsimustest juba võib järeldada, aga ma küsin ikkagi ära, et kas sa soovitad Tallinna Ehituskooli õppima tulla ja miks? Muidugi soovitan. Siis nagu 4. korda, et õpetajad on toredad, vastutulekud. Eriala poolest on siin õpetajad on meistrid, mitte nagu otsesed õpetajad. No muidugi nad on läbinud need koolitused, aga nad on nagu oma käega neid asju teinud ja nagu... Ehk siis nad on mitte ainult õpetajad, vaid on nagu reaalses elus ise neid asju kõike teinud, ehk siis oma ala täielikud professionaalid. Jah, pluss meil on Mikk Mänd, aasta kutsekooli õpetaja. Jah, no nii. Tema ka väga tore. Nii et tulge kõik õppima. Jah. Aitäh sulle, Kris. Aitäh.